Tere! Tervist! Kes sa oled, millega sa tegeled? Mina olen Kaarel ja mina olen vandeadvokaat advokaadibüroos Cobalt. Aga mis sa seal täpsemalt teed ja mis praktikat saaks sellisel alal valdkonnas teha? No, vandeadvokaadi esimene ülesanne on anda nõu klientidele ja kaitsta enda huve. Aga muidugi, kui laiemalt nagu õigusvaldkonnast rääkida, siis advokaadibüroo on kindlasti üks koht, kuhu tasub tulla praktikale. Lisaks on klassikalised kohad kindlasti ka veel prokuratuur ja kohtud. Ja peale seda tasub ka kindlasti vaadata näiteks ministeeriumite poole, õiguskantsleri juures käivad paljud tudengid praktikal. Riigikogu kantseleis saab praktikaid teha ja ka suuremates ettevõtetes, kus on iseseisev õigusosakond, ka sinna saab praktikale kandideerida näiteks pankadesse. No, mida tegema siis? Mida tegema? Praktikale tulla, praktikale. No, mida praktikant teeb? No, praktikant, ütleme... Kohtusse päris esindama ei lähe ju klienti. Ei, kindlasti ei tohi. Kohtus, eriti advokaadibüroos, ütleme niimoodi, et on põhimõte see, et advokaadid on need, kes teevad tööd klientidega, nõustavad neid, esindavad neid kohtus, räägivad läbi tehingud ja nii edasi. Ja juristid ja praktikandid saavad siis ainult advokaate aidata, et nemad nagu klientidele tööd teha ei saa. Kui nüüd tulla nagu praktikale, võtame siis advokaadibürood, aga tegelikult see kehtib ka laiemalt, et hea praktika käigus peaks natukenegi saama teha seda, mida siis pärast päris töötajana teeks. No, võib-olla siis advokaadibüroos osaleda kergemate menetlusdokumentide koostamisel, mis kohtus lähevad. Aga ütleme, sinna jõuda peab enne natuke ennast ka tõestama. Tõenäoliselt sulle esimesena antakse mingi ülesanne, mingi küsimus analüüsida, vaadata mingis küsimuses kohtupraktikat näiteks, mis on parasjagu sinu juhendajal käsil, tal on mingi kohtuasi käsil, näiteks võla sissenõudmine teiselt ettevõttelt, siis palutakse sul uurida, mida kohtupraktika sarnases olukorras varem ütleb ja kuidas kliendi huve kõige paremini kaitsta. Ja siis sa koostadki niisuguse analüüsi ja koos viidetega annad selle oma juhendajale näiteks. See on niisugused algelised ülesanded. Pärast sa võib-olla saad juba siis selle kohtudokumendi enda kallal natuke vaevana ja sinna midagi kirjutada. Ja siis juhendajal on loodetavasti sellest kasu ja saab seda kasutada. Milline on üks hea praktika juhendaja? No, hea praktika juhendaja. Hea praktika juhendaja muidugi esiteks võtab aega sinu jaoks. Ja kui sa tuled advokaadibüroosse tööle, siis ma loodan, et sa oskad hinnata seda, kui üks advokaat võtab sinu jaoks aega. Aga mis ta peab alustuseks kõigepealt muidugi peab eesmärgid kokku leppima koos sinuga, mida sinu kui praktikandilt oodatakse ja kindlasti sa ise peaksid ka teadma, mida sina praktikalt ootad. Teiseks on siis see, et ta annab sulle ikka ülesanded, mis on sinu jaoks välja kutsuvad, mitte liiga välja kutsuvad, millest sa aru ei saa, aga ikka midagi sellist, mis sinu vaimseid võimeid arendab. Kolmandaks on kindlasti see, juhendaja peab aitama sul mõelda, mina ütleksin. Mina ise praktikandile ei ütle, vaata nüüd on niimoodi, vaid aitan tal mõelda, miks mingid asjad on nii nagu on, kui ta teeb hästi, siis muidugi tuleb kiita, aga kui ta nagu ei ole õigel teel, siis pigem nagu küsimustega aidata ta leida see õige tee. Ja viimaks muidugi hea praktika juhendaja annab tagasisidet, ausat tagasisidet, mis on hästi, mis on halb. Ja muidugi küsib ise ka tagasisidet ja võtab seda arvesse, küsib praktikandilt, mis praktikandi arvates juhendaja tegi hästi ja kus võiks ka juhendaja ise arendada. See on kindlasti ka väärtuslik informatsioon. Ja. Mille järgi võiks valida omale praktika kohta ja kuidas? Standardvastus on see, et see sõltub enne kõike sinust endast, mis on su karjääri eesmärgid.
ma ennist ütlesin, õigusvaldkonnas on väga palju kohti, kuhu saad minna. Kui sa näed juba, et sa tahad saada advokaadiks, siis muidugi mine advokaadibüroosse. Kui sa tahad saada prokuröriks, kui sa tahad saada prokuröriks, siis kindlasti kohal oleks minna praktikale prokuratuuri ja nii edasi. Aga samas ütleme nii, et isegi kui sa tead, kelleks sa tahad saada pärast oma õpingute lõppu, siis tasub vaadata ka nagu teisi kohti, et ära piirdu ainult, kui sul tekib võimalus mitu praktikat teha, ära piirdu ainult näiteks advokaadibüroodega või kohtutega, vaid mine nagu erinevatesse kohtadesse. Ja see kindlasti aitab ka hiljem juba siis, kui sa tööle kandideerid, näidata, et sul on mitmekesine kogemus ja et sa oled huvitatud erinevatest valdkondadest. Kui ma nüüd tahaksin minna praktikale, kust ma saan info, kust ma kellegi leian, millal ma peaksin seda tegema, kellele, kuidas lähenema, kus see info kõik võiks tulla ja kuhu poole võiks nagu siis liikuma hakata? No tänapäeval enamus infot on muidugi internetis ja tuleb jälgida kodulehti nendel ettevõtetel, büroodel, asutustel, kuhu sa saad minna praktikale. Et näiteks Cobalti puhul meil on võrdlemisi kindlad ajad. Meil on niimoodi, et novembris saad kandideerida talvisele praktikale, mis toimub jaanuaris-veebruaris ja aprilli paiku toimub kandideerimine suvisele praktikale. Täpsem info ongi siin koduleheküljel väljal, tasub meie sotsiaalmeediakanaleid jälgida, kus seda siis ka meelde tuletatakse. Ja siis tuleb meile saata oma CV, hinneteleht. See aasta on ka väike videoküsitlus, et areneme ka ajaga. Ja nii see käib. Muidugi infot saab ka sõpradelt, tuttavatelt, vanematelt kursuslastest, kes on just juba käinud, kindlasti oskavad rääkida igasugused tudengimessid, kus meie oleme kohal, teised advokaadibürood, asutused ka tihti, ministeeriumid käivad, suuremad ministeeriumid käivad ennast nii-öelda presenteerimas oma praktikavõimalusi. Ja ma arvan, need on need peamised võimalused, kus siis teavet saab. Ennekõike tuleb ikka ise aktiivne olla, et see on nagu väga tähtis. Hoida silm peal, olla asjadega kursis ja dokumendid valmis hoida nii-öelda. Teie siis otseselt kaaskirja ei oota, vaid teie kaaskirja asendaja, siis see ongi praegu see videoküsitlus või? No see on, ütleme, see on aastast erinev, et vahest on kaaskirja, palume vahest mitte, et ja ütleme üldiselt nagu, kui selle õigusvaldkonnas, see on asutustes väga erinev, ütleme, tasub nagu, ütleme, sellise üldine nõuanne kogu eluks. Sul tasub alati hoida oma CV värskena ja oma üks niisugune korralik CV kaaskiri kirjutada, hoida neid valmis, kui sa näed võimalust saada mõlemad. Et kui on nagu mingi, ütleme, tihti tänapäeval on võib-olla mingi moodsamad IT-lahendused, kus on nagu piiratud dokumentide üleslaadimise arv, siis sa laed ainult oma CV sinna üles. Aga see, et sul need dokumendid on valmis, uskuge mind, see on tihti aitab elus, kui sa näed aasta näiteks viimasel hetkel, et oi, siin on üks äge praktika koht avanenud, homme on kandideerimistähtaeg, siis on alati hea varnast võtta, vaatad, teeb viimased uuendused veel ja dokumendid teele. Ehk siis jah, kokkuvõttes tasub nii CV kui kaaskiri valmis hoida. Mis te CV sees vaatate, mis seal peaks olema ja mis seal võiks mitte olla? No eks ütleme, noore inimese puhul, ega me ei oota kindlasti, et tal on mingi eelnev suur töökogemus õigusvaldkonnas. Eks kindlasti mängib hinneteleht ka oma rolli. Aga ütleme, et CV puhul, mis on õigusvaldkonnas üks väga tugev näite kindlasti see mingite harjutuskohtuvõistlustel osalemine. Nii meie siin nii-öelda kodumaisel harjutuskohtuvõistlustel kui ka rahvusvahelistel võistlustel. Ühiskondlik aktiivsus, nii erialane kui erialaväline, tasub kindlasti esile tuua, kui sa tegeled heategevusega, püsivalt oled mingi organisatsiooni liige või kui sa oled näiteks
mingi tudengiorganisatsiooni liige, näiteks ELSA õigustudengitele. Eriti hea on veel, kui sa oled seal nii-öelda mingil positsioonil, ka siis juhatuses või muud moodi saad oma aktiivsust näidata. Ja eks kindlasti on veel neid asju, need on praegu need asjad, mis niimoodi meelde tulid. Kas on mingid vigu ka, mida saad teha või olete juba tähele pannud, mida tehakse, kas siis kandideerimise protsessis või siis praktika protsessis? No üks asi kindlasti tasub, kuidas öelda, juristid on pigem konservatiivsed inimesed, et dokumendid tuleb hästi vormistada kirjavigadeta, sest ka meie töös on väga tähtis, et dokument on heas keeles, korralikult vormistatud, arusaadav. Ja see, kui sa esitad meile juba ütleme, lohakalt vormistatud dokumendid, see natuke näitab juba, kuidas öelda, suhtumist. Ja no mida praktika käigus saab, jah, ma loodan, et kõik läheb hästi. Vigu saab kindlasti teha. Üks asi, mida tasub kindlasti teha, et kui sa näed, et kui sulle midagi ei meeldi, siis anna endast märku. See on üks asi, et ei tasu nagu nii-öelda vaikimisi kannatada, vaid kui sa näed, et sulle ei anta nagu näiteks piisavalt ülesanne, mis tihti juhtub, jäetakse sind nagu nii-öelda natuke unarusse, siis kindlasti tee häält ja anna märku, et sa oled näiteks valmis rohkem tegema. Nüüd see kõige tähtsam küsimus, kas praktikakoha eest makstakse ka raha ja kui makstakse, siis mis suurusjärku see jääb ja näiteks siis võrreldav selle reaalse, selle sama ametikoha, mida sa nii-öelda praktika käigus täidad, siis selle sama ametikoha reaalse palgaga, nagu mis see nagu palgavahe järg võiks olla? Meie pakume ka, nagu meie büroo pakub ka tasustatud praktikakohti, aga ütleme, see on asutuste büroode liikes väga erinev. Ja noh, ütleme, siin advokaadi kutse puhul on konfidentsiaalsus üks ülimatest hüvedest. Ma ei saa siin konkreetsest numbritest rääkida muidugi, see on kokkulepped nagu individuaalsed. Ütleme, pigem ta nagu tudengi tööle kohane palk, ikka siin hilisemad eriti täistööajaga töötades siis inimene saab ikka rohkem palka kui praktika. Aga kas te pakute ka kohest võimalust minna tööle edasi pärast praktikat? Kas te ootate, eelkõige võtategi nagu selle mõttega inimesi praktikale või kui suur see tõenäosus on, et ma lähen praktikale, siis ma jätkan seal töökohta ka? Ütleme nii, võimalus on olemas, sõltub väga palju individuaalsest sellest praktika kulgemisest. Ja kindlasti tulge näidake ennast heast küljest ja saame rääkida, kuidas koostöö võiks edaspidi jätkuda. Ja üldisemalt see, ütleme ka nagu mitte nüüd advokaadibüroodest ainult rääkides, aga ka maailma teistes kohtades, kui sa näitad ennast heast küljest, siis hiljem kui ametikoht vabaneb, isegi kui sa kohe praktika jätkades seal töökohta, siis hiljem kui kandideerid tööle on hea näidata, et vaadake, ma olin juba teie juures praktika. Ja siis süke hea küsimus siia veel, et miks üldse siis see valdkond oleks hea variant, mida üldse kaaluda, mida õppima minna, praktikale minna, sinna ametile tööle minna? Väga hea küsimus. Õigusvaldkond, ma arvan, see on esiteks, see annab sulle väga palju väljundeid. Ma juba lugesin, sa saad, ütleme nii, õiguse tundmine on üks tööriist, mis annab sulle võimaluse töötada kas avalikus teenistuses, erasektoris, kas ministeeriumis, advokaadibüroos, minna mõnda suuremasse ettevõttesse. Milline ja kas on see karjääriredel selles valdkonnas, kuidas see liikumine mööda seda on, et lähed praktikale ja siis kuidas edasi siis see kasv ja kas seda kasvu on ja kuidas see liigub? No kindlasti on kasv ja karjääriredel ja see sõltub nüüd ka, millise kutselisse endale valid, et advokaatidel on üks karjääriredel, prokuröridel on teine karjääriredel, kui sa lähed ministeeriumisse tööle, on kolmas variant. Aga advokaatidest rääkides, et
ütleme, see karjääri algus on reeglina selline, et sa tuled tööle juristina, nagu ma alguses rääkisin, kes siis aitab ennekõike advokaate. Kas siis osalise tööajaga või siis täistööajaga. Niipea kui lõpetad magistriõpingud, tekib sul võimalus teha advokaadi eksam, mis on pigem raskemapoolne. Selle jaoks tuleb kõvasti õppida, antakse ka õppepuhkust. Ja kui sa selle esimese advokaadi eksami läbi teed, saab sinust nii-öelda advokaadi abi. Ja siis sa saad juba hoolimata sellest, et sa formaalselt on sul nimi advokaadi abi, ehk siis sul on veel üks nii-öelda täieõiguslik vandeadvokaat, kes on sinu patroon või juhendaja, siis vandeadvokaadi abi võib ennast juba advokaadiks nimetada ja kliente esindada. Ja sealt edasi siis juba kulgeb see karjäär, kõik sinu enda teha. Kui sa oled 3 aastat vandeadvokaadi abi olnud, siis saad teha advokaadi eksami. Siis sul ei ole enam juhendajat ja sealt edasi on siis kõik teed valla, kas siis juba partneri poole, oma büroo asutamine ja juttu jätkuksin veel, aga ütleme karjääri alguse kohta ma arvan, see vast piisab. Aitäh! Aitäh sulle ka!